Hei, häid munadepühasid! Siin Austraalias söövad inimesed munadepühaks selliseid lihavõtte saiakesi, rosinad ja marjad sees. Traditsioonilisel Austraalia lihavõttekuklil on ristimärk peal. Austraallased armastavad munadepüha ajal telkima minna. Nagu Eestis jaanipäeva paiku kisub munadepüha alt Austraalias tihti vihmale. Austraaliasi vihm ei heiduta. Terve jõe äär on puhkavaid peresid täis. Lastel on koolivaheaeg, kohale on sõitud emad, isad, vanavanemad. Kalastatakse, mängitakse pallimänge, aetakse üksteist raadiosaatjatega taga ning otsitakse lihavõtte jänese poolt peidetud mune. Mina proovin telkimistingimustes ise pühademunasid teha ja lähen otsin selleks materjali. Korjame natuke lilleõisi ja sõnajalalsi. Ristikeinad peaksid head õnne tooma. Ja miks mitte puulehti. Täna on lihavõtted ja teeme lihavõttemunasid. Siis korjasin need lilled, paneme näiteks siia, seukalüti lehe siia. Paneme ristike heina siia. Siis natukene sõnajalga. Ja siis olen kogunud need sibulakoored. Paneme need sibulakoored siia ümber niiviisi. Siis seome selle puntra siin niidiga kinni. Mässime seda niiti siia ümber, et ühtegi muna kohta näha ei oleks. Pruunist sibulast saab kollase vee ja punasest sibulast saab punase vee. Ehmatan munad jahedas jõevees. No, avame kõigepealt selle punase. Kas on lihejälg peale jäänud? Ohoo. Isegi natuke lille on jäänud. Avame selle kollase siin. Kollasest pruunist sibulast tehtud. Nii, see on päris hästi jäänud siin. Valgeid mune kasutades jääks muster palju selgemini näha. Austraalia poodides on aga valgeid mune väga raske leida, sest levib arvamus, et pruunid munad on kuidagi rohkem looduslikumad. 1, 2, 3! No, teravats. 1, 2, 3! Teravats. Laseb. 1, 2, 3! Ai. 1, 2, 3! Haha! Mägiasulas sõidab lihavõtte jänku golfiautoga ringi.